Lillede maalimine ei tähenda sugugi alati nende natüürmortidesse sättimist. Lilled on äratanud kunstnike tähelepanu nii vaasipanduna kui vabas looduses, nii kimpudena kui juhuslikemates seostes. Lilli imetletakse kas nende välise vormi ja värvirikkuse pärast või siis kannavad nad sügavamat sümboolset tähendust. Kuidas ka ei oleks, Eesti kunstiajaloos on lillemaalil alati olnud oma koht ning vähe on vanemas kunstiloos neid autoreid, kes lilli ei oleks maalinud. Adamson-Eeriku hiilge perioodil valminud natüürmort näitab kunstniku tema tugevaimast küljest. Intensiivne, kuid samas õhuliseks jääv pintslitöö on loonud mitmekihilise kompositsiooni, kus värvid on esile tõstetud mitte lärmakalt, vaid elegantselt ja tundlikult. Adamson-Eerik ühendab siin põllulillede lihtsuse ja suurlinliku esprit, peites kompositsiooni oma tuntud köie motiivigi. Johannes Võerahansu kolmik natüürmort kuulub perioodi, mil ta proovis jätkata ka nõukogulike reeglite tingimustes, siiski endises laadis maalimist. See teos on maalitud pigem iseendale kui avaliku prestiiži võitmiseks. Võerahansu on valinud 3 lillekimpu, mille fooni on terase vaataja jaoks põimitud ka sinimustvalge. Elmar Kitse 1960-ndate teise poole kunst oli lakkamatu tung loomingulise vabaduse poole, kus konkreetsuse ja tegelikkuse tõetruu kujutamise asemel tegeles kunstnik üha enam maali iseseisvate väärtuste rõhutamisega. Lillekimp siin saab heaks ettekäändeks Kitse alati paelunud kompositsioonimängule ja elavatele värvidele. Viktor Leškini sooviks on olnud luua tingimusteta kaunis natüürmort, mille võluks on realistlik tõetruudus, tugevad kontrastid, efektsed värvid ja kütkestav valgus. Meie kunstis on põllulilledes alati loetav ka teatav identiteedi rõhutamine. Siinsete põlluservade tüüpilised ja lihtsad karikakrad ning rukililled viitavad omal moel eestlaslikkusele.